Iga kord, kui sa laenad raha, võtad sa ära midagi oma tuleviku minalt. See mõte võib tunduda karm, kuid see peegeldab olulist tõde meie rahaliste otsuste kohta. Laenamine ei ole pelgalt mugav viis soovide täitmiseks või ootamatute kulude katmiseks. See on kokkulepe, mille hinnaks on tuleviku sinu vabadus. Kui võtame laenu, kohustume maksma tagasi mitte ainult laenatud summa, vaid ka intressid, mis võivad aja jooksul kasvada märkimisväärseks koormaks. Laenamine tähendab sisuliselt seda, et me toome tuleviku sissetulekud olevikku. Kasutame raha, mida meil veel pole teenitud, et rahuldada tänaseid vajadusi ja soove. Mõnes olukorras on see vältimatu, näiteks oma kodu ostmiseks, haridusse investeerimiseks või ootamatu kriisi lahendamiseks. Sellisel juhul võib laen olla vahend, mis avab uusi võimalusi ja loob pikemas plaanis väärtust. Kuid kui laenamisest saab harjumus, mis katab igapäevaseid kulutusi või rahuldab lühiajalisi soove, hakkab see piirama meie tulevasi valikuid. Tuleviku sina peab siis töötama rohkem, loobuma võimalustest ja elama kitsamalt, et tasuda minevikus tehtud otsuste eest. Seejuures ei maksa me ainult rahas, vaid ka ajas, stressis ja tuleviku meelerahu eest. Mida rohkem me laename, seda vähem jääb ruumi säästmiseks, investeerimiseks või lihtsalt vabaduseks otsustada, mida oma eluga teha. Sageli mõtleme sellele, kui kergekäeliselt me krediitkaarti kasutame või väikelaenu võtame. Me keskendume hetkevajadustele, uuele tehnikavidinale, uuele reisile või ootamatule väljaminekule ja unustame, et laen on lubadus. Lubadus, mille täitmine võib võtta aastaid. Seda on lihtne alahinnata, kuid kogunenud võlad võivad hakata juhtima kogu meie tulevast elu. Samas ei tähenda see, et laenamine oleks alati halb. Kui seda teha teadlikult ja läbimõeldult, võib see olla tööriist, mis aitab tulevikku ehitada. Oluline on eristada, kas laen loob väärtust või katab lihtsalt hetke emotsiooni. Haridusse investeeritud õppelaen võib avada uksed paremale töökohale ja suuremale sissetulekule. Kodu ostmiseks võetud eluasemelaen võib anda turvatunde ja stabiilsuse. Kuid impulsiivsed tarbimislaenud kipuvad tekitama rohkem kahju kui kasu. Impulsiivseks tarbimislaenuks võib siis nimetada näiteks suurem televiisor, lihtsalt sellepärast, et naabri oma oli suurem, või uus telefon, mis sest, et vana ikkagi veel töötab, ja nii edasi. Tuleviku mina väärib stabiilsust ja vabadust. Seega, iga kord, kui sa otsustad mitte laenata ja pigem säästa või oodata, kingid sa talle rohkem võimalusi. Sa annad talle võimaluse elada elu, mis ei ole koormatud võlgadega, vaid kus on ruumi hingata ja teha valikuid südame järgi. Kokkuvõttes on vastutustundlik rahakasutusoskus ette mõelda. Mitte ainult järgmise kuu peale, vaid ka järgmise 10 peale. Pea meeles, laen ei ole iseenesest halb ega hea, vaid vahend. Küsimus on, kuidas ja milleks sa seda kasutad. Me ei tohiks röövida oma tulevaselt minalt vabadust ainult selleks, et täita tänase päeva soove. Ihasid, ilma milleta on võimalik elada. Inimese tõeline tarkus seisneb oskuses eristada, millal on laen õigustatud ja millal on parem valida kannatlikkus, säästmine või alternatiivne lahendus. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!